kui me eelmisel korral vestlesime natukese Dietrich von Kiivelist ja ma ilmselt jõudsin mitmel korral öelda, et minu arvates on Dietrich von Kiivel üks või õigemini see mees, kes alustas või initsieeris Rakvere linnuse rajamist, siis täna on siis paslik rääkida sellest, kuidas see Rakvere linnus siis nagu tegelikult ehitati, sest ehitatud on teda umbes 400 aasta jooksul, lammutatud ka üsna pikalt, vähemalt paarsada aastat, kui mitte kõik 300. Ja vahepeal on ka lammutatud selleks, et uuesti jälle üles ehitada. Et see on suhteliselt segane, selle kohta ühtegi kirjasõnas midagi öeldud ei ole. Küll aga on Rakvere linnusel tehtud üsna pikalt arheoloogilisi uuringuid. Siukesed esimesed kaevamised olid juba 1927. aastal. Selle kohta ajakirjandus kirjutab väga uhkelt, kuidas nad kõik otsisid üht raudust. Sellepärast, et täisvarisenud keldrid, need oli vaja tühjaks puhastada. Ja siis tulid kohalikud Rakvere vanainimesed ja rääkisid sellest, kuidas siis, kui nemad veel poisikesed olid või tüdrukud ja seal varemetes ringi jooksid, kõik Rakvere lapsed ju mängisid Vallimäe varemetes, eks ole. Ja kuidas siis olevat ühest keldrist, just nimelt sealt sama selle keldri lõpust, mida nüüd parasjagu puhastati, olevat läinud käik Toolsele. Mille üle te naerate? Mul on Toolsel, ma näitan iga kord, kui mul käivad grupid, näitan seda kohta, kus Toolsel see käigusuu on. Kurjad keeled ütlevad küll, et see on Kõrtsmiku kartulikoobas, aga mina neid ei usu. Aga Vinnimõisa? Vinnimõisa nad ei lähe. Pole nii tähtis olnud, aga selle eest läheb teine aru Äntu Punamäele. Aga rahu, ainult rahu, kui te satute sinna Ida-Virumaale, Alutagusele, Jõhvi kanti, siis seal olevat kõik mõisad maa-aluste teedega ühenduses. Et kui talupojad mässama hakkavad, siis mõisnikel oleks hea üksteisel külas käia. Nii nad kirjutasid. Nii et see üks tee siin Toolsele, see on köki-möki tegelikult selle võrgustikuga, mis seal Jõhvi ümber maa sees kõik on. Ja Kukruse juures nad ju leidsid üles ka, nii et seal ka muidugi kurjad keeled ütlevad, et see pidi olema melioratsioon. Aga kes see neid usub? Kui peavad olema käigud, siis peavad olema käigud. Ma pean küll ütlema, et see käik, kus Edise linnuse juures see maa-alune käik peaks algama, see koht kaevati paraku aluspõhjani üles. Ei ole käiku. Aga ega see ei loe, siis hakkas teisest kohast. Ühesõnaga, ja nad otsisid kõik seda raudust. Ja kui lõpuks tühjaks kaevati see kelder, siis ainuke asi, mida ei olnud. Ja seal raudukse taga, seal pidid olema kuld ja kallid kivid ja igasugune muu vahva värk. Aga seda raudust ei olnud. Ja siis käisid need vanainimesed, jumal hoidku, oli ju rauduks. Oli see uks, nüüd on kadunud. Ja käiku ka pole. Aga midagi ei ole teha, eks inimesed ilmselt võtavad teatud lugusid ja mingil hetkel hakkavad neid uskuma ja teate Kalamehe lood, eks ole, lõpuks ju usud kõike, mida räägid. Ja pärast 1000. rääkimist, see on nii tõsi, kui veel vähegi olla saab, mis sest, et keegi pole näinud ega kuulnud ega pole nagu üldse võimalik ka eriti, et sihuke asi oleks. Aga see selleks. Et tegelikult ei ole ei kirjalikke allikaid ega ka tõepäraseid suulisi allikaid. On ainult arheoloogiliste uuringute tulemused. Selline suurem
kaevamine oli 40ndate lõpus. Tõsi küll, Nõukogude arheoloogid olid toredad inimesed. Õnneks mul täna ei ole noort arheoloogi siin kuulamas, kas eelmine kord niiviisi kõik kõrva taha pani. Et ma nüüd võin öelda, nemad olid head inimesed, nad ei kirjutanud ühtegi aruannet. Neil oli uurimise ja kaevamisega nii palju tegemist, aga aruandeid kirjutati ju ka käsitsi pliiatsiga. Tänapäeva arheoloogid näiteks kirjutavad väga lõbusalt aruandeid, aga arvutiga on ju hea teha. Nüüd 50ndatel uuriti paar aastat ja muidugi 75ndast, siis kui algas linnuse konserveerimine, siis tegelikult 14 aasta jooksul praktiliselt igal aastal kaevati linnuses. Ja tegelikult tehti ka ehitusarheoloogilisi uuringuid, et välja selgitada siis, kuidas, kes ja miks ja mis ajast see linnus siin Rakveres ikkagi üldse olnud on. Aga võib-olla ennem, kui me päris linnuse juurde läheme, paneme siis paika ehk selle situatsiooni. Ühesõnaga, Vallimägi, eks ole, pikk põhja-lõunasuunaline oos ja ta on tegelikult kusagil, sõltuvalt 200 kuni 450 meetri pikkune, läheb lõuna poole laugemaks. Tema suurim kõrgus merepinnast on kusagil siin põhjaosas 105 meetrit merepinnast. Linnatasemest on ta kusagil umbes 26 meetri kõrgusel. Nüüd need ehitised, millest ma rääkima hakkan, jäävad enamalt jaolt kõik 90 kuni 95 meetri kõrgusele merepinnast. Aga nii täpseks me tõenäoliselt jutu sees muidugi ei lähe. Läänenõlv hästi järsk, langus on kusagil umbes 32 kraadi, idanõlv on natukese laugem, põhjanõlv on tänapäeval ka hästi järsk, aga muidugi tol ajal, kui linnus tekkis, oli põhjanõlv tõenäoliselt hoopis teise kujuga. 1559. aastal, kui venelased Rakvere linnust kindlustasid, siis nad lõikasid põhjanõlva järsuks ja puhastasid ära natukese ka pinnast sealt põhjanõlva alt. Nii et tegelikult, kui 80ndatel aastatel kaevati Teatrimäel ja seal pandi mingit asja üle Tallinna maantee või üle Kreutzwaldi tänava, siis nad üritasid sealt ka leida seda muinasaegset kihti ja ka sealt Kreutzwaldi ümbrusest, Ausamba ümbrusest, aga seal enam ei olnud. Sealt oli see minema pühitud. Küll aga on päris korralik kultuurkiht leitud Teatrimäelt. Aga selle juurde me jõuame. Nüüd läänepoolses küljes oli soo, seal, kus praegu on teedevalitsus, see on ehitatud sohu ja tegelikult läks siis siit väike jõeke ja teine jõeke, Soolikaoja, tuli linnuse idaküljelt. Teatrimäest põhja pool said nad kokku ja voolasid edasi. Nüüd tegelikult Pikast tänavast natukese ida poole, kõik tegelikult ju teate, eks ole, on veel sellel Soolikaojal ka paras ürgorg. Kiriku tagant on järsk langus, mujalt ka. Ja milline oli see pinnas siin jõesängis, ega me tegelikult ei tea, aga see võis olla ka suhteliselt soine. Et tegelikult nad ütlevad, et Rakvere kui linn ehitati, siis Rakvere linnal ei olnud ümber müüri. Esiteks seda müüri polnud väga kuhugile ehitada, sellepärast et linn oli Pika tänava ümbruses ja oli tegelikult ka selle nõlva peal. Ja ilmselt siin Soolikaoja juures oleks see müür ehitatud, ta oleks sohu vajunud. Et seda lihtsalt ei olnud. Ja ei olnud ka ümber Teatrimäe, siin oli küll Liivisõja eel
siis 16. sajandi esimesel poolel ehitati siia klooster ja siit tegelikult selline linnaline asustus kolis minema. Oligi Pika tänava ääres, et klooster oli ise muidugi kaitstud. Aga mil moel, seda me ka päris täpselt ei tea, sest klooster jääb osaliselt mõisa ja teatri alla. Ja läbi on sellest kaevatud siiski ka ainult tühine osa, neid kloostri müüre saab täna vaadelda kino all. Nii et see võiks olla nüüd see selline looduslik asupaik, eks ole, oos. Aga selle oosiga ei ole ka väga lihtne. Tegelikult see, mis täna on Vallimäel, see on absoluutselt teine pilt, kui oli 700-800 aastat tagasi. Seda pilti täna enam ei ole, isegi Soolikoja pole, eks. Voolab teine kollektoris. Meil Ants Leemets ikka armastas meelde tuletada seda, kui tema laps oli ja siis kuidas laupäeviti, kuna seal Soolikoja ääres olid saunad, kuidas siis laupäeviti mööda Soolikoja voolasid suured vahutordid ja lastel oli hea, millega mängida. See oli üks tema selliseid lemmikmälestusi. Tänapäeval näeb ta välja linnulennult umbes selline, kes ole oos ühes linnusega ja siis need Soolikoja jätked siin, eks ole, kirikutagune tiigistik ja siis jääb ka veel siia Vee tänava kanti, aga kõik see, mis mööda Jakobsoni tänavat voolas, seda enam ei ole. Ilmselt on ka need mõisatiigid saavad oma vee kuidagi sellest vanast süsteemist. Ja võib-olla siis üks selline ilus foto veel, et siit peaks nüüd kuidagi välja paistma ka see ürgoru osa, eks ole. Ja siis see, et teatrimäe astang on siin natukese madalam ja siis siin kusagil siin teatri ja selle mõisa all peaks olema siis see klooster. Linnuse algusaegadel oli siin tegelikult, asula oligi siin teatrimäe peal ja Pika tänava äärde kolis ta alles oluliselt hiljem. Pika tänava joon ei olnud keskajal päris selle koha peal, kus ta täna on, kui siin möödunud kevadel kaevati seda kiriku ümbert kalmistut, siis tegelikult kalmistu ulatus välja ilmselt siia tee lääne piirini kuhugile. Võib-olla, et isegi majade alla natukese. Ja muidugi Tallinna tänav pandi nüüd siit teatri eest või ütleme siis mõisa eest käima ka alles kusagil ilmselt 16. sajandi lõpus, 17. sajandil pärast seda, kui see mägi oli siit ära kaevatud. Muidu käis Tallinna maantee tuli teiselt poolt teatrimäge tegelikult Rakverre sisse hoopis. See oli olnud raudteetees, täpselt nii oligi. Võib-olla, et Vakselbergi kaardil on see äkki isegi olemas ja saab näidata, kus ta täpselt läks. Võib-olla tasub, ennem kui me selle ehituse juurde läheme, visata korraks linnulennul pilka sellele ajaloolisele raamistusele, millest meil juttu tuleb. Tarvampeed, mille kohta tänapäeval nüüd kõik arvavad üksmeelselt, et see ikkagi ongi see Rakvere, kuigi näiteks veel 100 aastat tagasi arvati, et Tarvampee on hoopiski Kadrina kandis või veel kusagil mujal. Aga nüüd usutakse, et Tarvampee ja Rakvere see on üks ja sama. Miks nii natukese allpool? Ühesõnaga 1226. aastal käis Tarvampee linnusel Rooma paavsti eriesindaja Modena Wilhelm ja kutsus siia kokku suure rahvusvahelise rahukonverentsi, sellepärast, et Virumaa pärast tülitsesid omavahel Taani kuningas, mõõgavendade ordu, sinna vahele susisid ka, me vist eelmine kord mainisime,
need Tartu piiskopkonna vasallid ja muidugi ka eestlased, kellel oli oma idee, mis Virumaaga peaks saama. Ja nüüd, kui see nõupidamine või moodse sõnaga konverents oli kokku kutsutud, siis seal lepitigi tegelikult kokku. Ja lepiti kokku see, et Virumaa, Järvamaa ja Läänemaa ja vist oli ka Harjumaa. Anu, sa parandad mind, kui ma valetan. Et siis need võeti otse paavsti alluvusse ja loodi siia meile Virumaale paavstiriik. Teate, Itaalias oli kirikuriik keskajal väga pikalt. Tegelikult teatud aja oli ka Virumaa selle kirikuriigi osa. Paraku küll ei tulnud sellest midagi välja, aga kujutage ette, kui uhke oleks, kui me oleksime tänase päevani Rooma paavsti alamad. Eriti ka piiskopi kirikut Tõrvasse ehitada. Jah, Virumaa piiskop pidi sinna istuma. Aga selle asja Dietrich Kiivel paraku lahendas enda kasuks ära. Et seda sinna ei tulnud. Jah, Modena Wilhelm niisiis leppis kokku, jagas maad ära, sai kõigega hakkama ja Tarvampääd mainiti esmakordselt. Nüüd 1727. kuni 38. ühe pisikese umbes aastase pausiga 1233. aasta paiku oli ta mõõgavendade ordu käes ja pärast Tensby rahulepingut 1238 läks ta Taanile ja oli Taani valduses nimeliselt kuni 1346. aastani, aga tegelikult juba Jüriöö alguses 1343. Liivi ordu võttis Rakvere üle ja valitses seda nii-öelda Taani kuninga nimel. Taani ajal me vist eelmisel korral mainisime ka korraks Rakvere lahingut, sai vist mainitud selles kontekstis, et kui 1268. aastal Vene vägi tuli Rakvere alla, Rakveret vallutama, neil oli väga selge eesmärk Rakvere igal juhul ära vallutada, siis nad tegid seda, mida venelased ei enne ega varem kunagi ei ole teinud. Nad ehitasid endale terve hulga piiramismasinaid ja võtsid need kaasa. Ei varem ega hiljem ei ole teada, et venelased, kui muidugi nüüd suurtükid aeg juba välja arvata, et venelased midagi sellist oleksid teinud. See tähendab, neil oli hirmus isu Rakvere ära vallutada, aga see põhjus võiski olla selles, et tegelikult 13. sajandi 50. aastatel oli Rakvere see keskus, kust üritati vallutada Vene Vadjamaad, me rääkisime sellest, eks ole, kus seesamane Dietrich von Kiivel kogu aeg võttis ette ja Novgorodi vürstiriik oli temaga ikka hirmsasti hädas. Ja nüüd ilmselt otsustati sellele jubedusele korraga lõpp teha, aga ei tulnud välja, Rakvere lahing tuli vahele, Rakvere lahingus olid Taani vasallid, Tartu piiskopi vasallid ja ordu ühelt poolt ja venelased teiselt poolt. Aga Vene väes olid novgorodlased, olid pihkvalased, olid Vladimirist, Vladimir oli tollal suurvürsti asupaik, nii-öelda Venemaa pealinn, nii et see oli ikkagi väga esinduslik sõjavägi, mis tuli. See ei olnud mitte lihtsalt niisama. Jumal tänatud, ei tulnud midagi välja. Nüüd neljakümne 46. aastal Taani kuningas müüs, Valdemar IV müüs oma Põhja-Eesti valduse Saksa ordule ja Saksa ordu omakorda müüs edasi Liivi ordule.
Nad maksid selle eest, kui mu mälu mind ei peta, 4,6 tonni hõbedat. 19 000 marka äkki. Noh, natuke see on üks veoauto koorem. Tartu rahuga me saime Venemaalt 11,2 tonni kulda. Seda pole ka vähe. Aga see selleks. Nüüd pärast seda oli siis kuni 1558. aastani siin koha peal Liivi ordu. Seejärel 1558 kuni 1581 Moskoovia, noh Venemaa, Moskva, Venemaa. Siis oli ta, kes see nüüd niiviisi teeb siis? See esimene aastaarv on loomulikult vale. Siin peaks olema 1581. Vabandust, näpuviga. Aga vähemasti ise märkasin, et ei öelnud keegi saalist. Oli ta Rootsi võimu all ja siis mõned aastad ka Poola võimu all ja väidetavalt kõigepealt poolakad ja siis rootslased õhkisid Rakvere linnust. Ja siis läänistati see linnuse ala 10 aastat hiljem madalmaalt pärit Reinhold von Brederodele ja ühesõnaga nii mõis kui linn kui linnus ja sellest tuli Rakvere tolleaegsetele linnakodanikele terve ports igasugust jama kuni 1783. aastani välja. Võib-olla nii palju võiks veel öelda, et 17. ja 18. sajandil, 19. ka, kasutas linnuse neid olemasolevaid säilinud ruume Rakvere mõis. Ja näiteks Põhjasõja alguses aastal 1700 oli Rakvere linnuses Karl 12. armee moonamagasiin. Ümberkaudsed talumehed vedasid siia Rootsi väe jaoks toidumoona kokku. Mul on kusagil 3 või 4 aasta kohta Kunda mõisa tšekid selle kohta, kui palju moona nad on siia Rakverre toonud. Siis läks asi kehvemaks, siis pidi hakkama vedama mäetagusele. See oli kaugemal. Oleks võib-olla võinud seda Läti Henriku tsitaati ka lugeda, aga ma arvan, et ma ei hakka seda praegu tegema. Äkki te jõudsite nüüd ise lugeda, see on tema Liivimaa kroonikast selle kohta, kuidas Modena Wilhelm siis Rakveres käis 1226, see oli talvel. Ja nüüd, kui võtta veel kokku korraks ka see linnuse aeg nii-öelda, siis oli kõigepealt selle koha peal eestlaste puitlinnus, seesama Tarvampee, siis ehitasid taanlased siia Kastelllinnuse 13.–14. sajandil ja kusagilt 14. sajandi keskpaigast kuni Liivi sõjani välja ehitas ordu konvendihoonega linnuse ja väga tõsist tööd tegid ka venelased, kes rajasid linnuse eelkindlustused. Tarvas seisab praegu ühe venelaste rajatud bastioni peal. Arheoloogiliselt sealt küll paraku midagi väga leida ei õnnestunud, sest tundub, et need kindlustused, mida on sajandeid kasutanud, on väga hea koha peal olnud, sest näiteks Teise maailmasõja ajal oli sakslastel sama koha peal õhutõrjepatarei ja nad olid kogu selle bastioni tühjaks kaevanud tänu oma vajadustele. Punkar oli seal ja laskemoona hoidla ilmselt ja midagi siukest. Aga nüüd tuleme asja juurde. Ja hakkame siis algusest peale. Muistne muinasaegne linnus. Nagu ma ütlesin, esialgu kui räägiti Tarvampeest, siis seda ei paigutatud üldse mitte Rakvere Vallimäele, vaid vastupidi, seda paigutati igale poole mujale,
sest tegelikult mingeid jälgi sellest, et Rakvere linnusel oleks kunagi olnud eestlaste linnamägi, lihtsalt ei olnud. Aga ei saanudki olla. Ja seda sel lihtsal põhjusel, et see jääb kõik praegu olemas oleva linnuse alla. Aga nüüd 1983. aastal tegi Toivo Aus, arheoloog, esimesed sellised suured leiud, mis heitsid valgust ka linnuse ehitusajaloole. Ja kõigepealt leidis ta linnuse Kirre Kagu edela nurgast ruumist, kus meil on praegu alkeemia. Kui olete linnuses käinud, siis seal on peale kirjutatud, eks ole, alkeemia tuba või alkeemia kamber, teaduste kamber, jah. Et siis selle ruumi põhjapoolse müüri äärest leiti linnuse ehitusest varasemalt söestunud kihti, puidu põlemisel tekkinud kihti, ja seal sees olid ka mõned luutükid, sellest võeti proovid, tehti süsinik dateering ja see dateering ütleb, et need puiduosad on põlenud, nad on siis pärit kusagilt 10.–12. sajandist, mis tähendab siis väga konkreetselt linnuse eelsest ajast. Nüüd praeguse värava käigu alt tuli välja samuti, sealt tuli välja suisa meetripikkune palgijupp, kuna siin on niisugune tumedate müüridega hooneosa. See on tõenäoliselt üks linnuse kõige vanemaid kiviehitisi, kuna see palgijupp tuli välja sealt nende müüride alt, siis pidi ta olema nendest vanem, eks ole. Ja üldiselt see on siis ka selline 10.–12. sajandi puit. See viitab sellele, et siin on olnud mingi hoonestus. Nüüd lisaks sellele tulid välja söe ja palgi jäänused, ka konvendihoone lõunamüüri, kõigepealt lõunamüüri põhjapoolsest servast. See on siis see tuba, kus meil täna on ajalookamber. Siin on arheoloogilised leiud ja muu selline asi. Ja nüüd üks osa nendest leidudest jagunes tegelikult ära, see on see ruum, kus meil täna on piinakamber, oli siin selle lõunamüüri põhjaserva ääres ja teine osa tuli välja suisa tegelikult siit konvendihoone lõunaküljest. Nii et sisehoovist juba, või eeshoovist juba. Kui ma räägin nendest ruumidest ja müüridest ja kõigest sellest natukese segaselt, siis küsige kohe. Ma kindlasti oskan seda inimlikumalt ka üle seletada. See on praegu see lava taga, jah, täpselt. Vibulava all. Ja siin, kus linnuses praegu on surmatuba, siit tuli samuti puitu ja keldrist, see on siis veinikelder, siit läheb trepp alla ja siin ühes nurgas on hüpokaustahju ase. Võt selle hüpokaustahju lahti kaevamisel leiti 9.–10. sajandi vibunoole ots. See erineb hilisematest selle poolest, et ta oli putkega ots. Hilisemad otsad olid rootsuga. Ühel juhul siis käis nool putke sisse, teisel juhul vist roots paigutati sinna noole puitvarre sisse. Ma võin valetada, aga ta umbes kuidagi nii peaks olema. Kui keegi vibuasjandust rohkem teab, siis parandage. No jumal tänatud. Ja lisaks sellele tulid nüüd mõned aastad hiljem, tulid ka veel
idatiiva ühest ruumist. See peaks olema meie põrgu teine tuba praegu. Vabandust, ma räägin nende tänapäevaste nimedega, need on oluliselt lihtsamad. Tegelikult on ta ruum 1-15A. Aga vaevalt, et see teile midagi eriti rohkem ütleks. Et siit tulid, kaevamisel tulid välja postiaugud ja jälle sütt ja tuli välja ka riivitud keraamikat. See keraamika on siis täpselt samuti nagu see puidu dateering, süsiniku dateering tuli, on täpselt üheaegne kusagil 5.–7. sajandist, nii et need nagu hakkavad omavahel kokku. Nii et me võime täna eeldada, et kusagil umbes esimese aastatuhande keskel ehitati Rakvere linnuse kohale puidust linnus. Aga veel, ennem kui me läheme nüüd päris selle, peaks natukese seda pinnamoodi ka veel ette võtma. Tol ajal, need on nüüd Toivo Ausi oletused, mis ta on teinud arheoloogiliste kaevamiste põhjal ja tõenäoliselt need on asjalikud. Tema ütleb niiviisi, et sellel oosil oli 2 seljandikku. Üks tuli siit, kus on praegu, see on siis linnuse lääne külg, eks ole, kohe tuleb järsk langus. Üks tuli mööda seda linnuse lääne külge ja teine siia ja teine tuli siis kusagilt siit ida poolt. Ja siia nende kahe vahele jäi väike vagumus, madalam koht. Ja see vagumus ulatus välja kusagile siia linnuse sisehoovi lõunaserva. Et ühesõnaga ta kuidagi see seljandiku, läänepoolse seljandiku idaserv jõudis välja siia siis sisehoovi lõuna piirile ja siit keerdus tagasi selleks idapoolseks oosiks või idapoolseks seljandikuks. Ja see tuli siis juba siit, kus ta enam läheb siit teiselt poolt rondeeli, on ka praegu, eks ole, seal on see sügav auk. See vagumus jäi siis tegelikult siia selle eeshoovi kohale ja näiteks selle koha peal umbes, kus avastati vagumuse põhjast 13. sajandisse ulatuva asula kultuurkiht. Selle peal on tänapäeval 4 meetri paksune kultuurkiht, kui te kujutate ette. Ja see langus oli siin selle vagumuse põhjapoolses otsas nii järsk, et kui me võtame selle ala siin nulliks, siis need puidu palgijäänused, mis tulid välja siit konvendihoone, lava alt ühesõnaga, need olid 3 meetrit madalamal. 2 meetrit ja 83 sentimeetrit. Nii et nad ütlevad, et tegelikult oli siis tegemist sellise, ühesõnaga see vagumus oli siin vahel ja nüüd nende 2 oosi otsa vahele oli tekkinud selline kruusaküngas, mis siis ühendas need 2 keelt siin põhjapoolses osas. Oli siis mõhm oosil geoloogiliselt? Ju siis. Kui ta on ümmargune, siis ta on... Ma ei ütle teile, et ta oli ümmargune. Hoidku jumal selle eest, kes seda teab. Nii palju seal nüüd ka kaevatud ei ole, et seda täpselt teaks. Ma vedasin praegu pliiatsiga ümmarguselt. Aga tõenäoliselt see oli kusagil siin linnuse sisehoovi ja võib-olla ka tema ida ja lääne tiiva kohal, konvendihoone ida ja lääne tiiva kohal. Ja vot siia selle kruusakünka peale tegelikult ehitati esimene eestlaste linnus. See muinaslinnus. Eks ole, ilmselt need postiaugud siin
viitavad nüüd sellele, et siin oli siis kusagil see linnuse taraosa. Nad ütlevad nii, et see eestlaste muinaslinnus, see on praegu ainult oletuste tase, eks ole. Siin ikkagi nagu sellist tõsikindlat teadmist ei ole. Nad ütlevad, et see oli rajatud ilma kivimüürita. See tähendab, eestlastel oli kombeks laduda kuivmüüre. Ja siis sinna kuivmüüri otsa panna veel pistantara. No sellist kuivladu on Padalinnamäel näiteks. Aga meil siin seda pole olnud, sest Rakvere ümbruses ei ole võtta sellist ehitusbaasi lähikonnas. Moreini sees, Vallseljakus, on küll baas, aga see baas on kõik ümar. Seda ei ole võimalik kuivlaoks ritta laduda, seda peab mördiga siduma. Seda kasutasid taanlased hiljem oma linnuse rajamisel. Ühesõnaga, arvatakse, et põhiosas järgis eestlaste, võeti taanlaste hilisem linnus, tolleaegset eestlaste seda muinaslinnust, puitlinnust. Tema oletatav põhjamüür, siis läänemüür tõenäoliselt enam-vähem samas kohas, kus Taani linnusel, ja võib olla ka idamüür. Võib-olla on mõistlik, kui ma liigun mõned slaidid ette jällegi ja näitan siis seda Taani linnust tegelikult. Ta oli sihuke hästi ebakorrapärase kujuga nelinurk ja ilmselt just nimelt sellepärast, et siin ta jooksis mööda seda lääne oosi nõlva. Põhjaosa läheb praeguse konvendihoone sisehoovi keskelt läbi. Sealt, kus on malelaud. Siis ta läks konvendi idatiivast natukese välja, liikus praeguse eesõue peale ja siis ta läks siit üle selle vagumuse. Siin oli siis nüüd all oli see sügav vagumus. Läks risti üle selle vagumuse ja tegelikult nüüd hakati seda vagumust ka täitma. Üldiselt lugesin ma ühest Toivo Ausi hüpoteesist, et võib-olla on seda vagumust juba täitnud ka eestlased ise. Aga see on nüüd ainult hüpotees, seda me lihtsalt ei saa tõestada, kas see liiv on nüüd taanlaste toodud või kruus ja kas see kruus on nüüd muistsete eestlaste toodud. Et paraku kruusal ei ole seda silti küljes, et nemad tõid. Võib oletada, et see mägi oli nagu kupli kujune mingi, et selle peale ju majakest ei tee, siis võtadki seda tasandad ja võt eestlasest juba tasandad ja tippu. Võib-olla, tõenäoliselt, muidugi. Ma ei vaidle üldse vastu, sest nad ütlevad tegelikult, et see kruusaküngas, mis siin oli, olevat olnud läänest kerge kaldega idasuunas madalamaks. Läänest idasuunas madalamaks. Ja põhja ja lõunanõlv olevat siis olnud suhteliselt järsud. Noh, eks ole, mis ta siin on meil see ruumi laius, mingi 5 või 6 meetrit. Või on natuke? No pigem 5, et 5 meetriga 3 meetrit sügavamaks. No võib-olla võtame müüri ka juurde veel paar meetrit, nii et 7 meetriga 3 meetrit sügavamaks. Et ta on nagu ikkagi suhteliselt järsk, eks ole. Nii, see asula koht siin vagumuse põhjas on selles mõttes omapärane, et ta jäi ju sisuliselt linnuse ette, eks ole. Kui suur ta täpselt on, ei tea, sellepärast, et üsna suur osa sellest eesoovist on ikkagi endiselt läbi kaevamata. Siin on tehtud kaevamised piki läänemüüri
siis on natukese kaevatud rondeeli esist ja väravakäiku, siis on kaevatudki siit seda punast ovaali, enam-vähem seda ala, ja siis on läbi kaevatud siit see lõunamüüri ääres olev hoone. Aga need 10. kuni 13. sajandi leiud tulid siis siit ja siis siit nendest hoonetest, eks ole, mis ma ütlesin, mis on siin selle müüri all. Ja kui kaevati ka siit rondeeli juures, siis siit on tulnud ka tegelikult välja Linnuse kihi alt 12. 13. sajandi leidusid, mis tegelikult viitab sellele, et siin elati ikkagi siis ka muistse vabadusvõitluse aegadel ja võib-olla ka sel ajal, kui Modena Wilhelm käis Tarvampääl. Ja teine asulakoht jäi siis Teatrimäele. Ja vot seal on nüüd olnud, räägime korraks veel sellest siin. Tegelikult on nii, et see 4 meetrit kultuurkihti kaevati siit pealt ära. Vaesed lapsed, kes seda kaevasid, õpilasmalev, nad said siin päris korraliku labida tööd teha, sest suur osa sellest oli ka 1 meetri jagu oli kruusa veetud sinna lihtsalt peale ära täidetud. Aga see selleks. Ja nüüd sealt sellest vagumuse põhjast ja tegelikult ka vagumuse nõlvadelt, miks me nagu ikkagi teame, et see vagumus seal päriselt oli, on leitud taimkattehelgi, õietolmu, puiduosasid. Sealt on tulnud välja, ma kohe valetan, kui ma ütlen, mändi, arukaske, kuuske, sangleppa ja siis mitmesuguseid taimi, ubalehte näiteks, soopihla, ristlemmet, metskõrkjast, tarna, turbasammalt ja üsna palju hanemaltsa. Hanemalts teatavasti arvastab kasvada ahervaremetel ja sealt tulid välja ka põlemisjäljed. Ja kalaluid ja soomuseid ja loomaluid ka, võetis luudetükke. No mis näitab siis sellele, mida söödi, eks ole, või sellele, et söödi. Ja nüüd, kuna seal on ka põlemisjäljed, siis üldiselt arvatakse, et see hanemalts jäi kasvama mingi maha põlenud hoone varemetele. See on muidugi ainult oletus. Nüüd ka, mis puudutab neid Linnuse alalt leitud neid, või tähendab siis Ordu Linnuse alt leitud muistse Linnuse osasid, siis ma igal pool vist mainisin, et seal on ka söekiht, mis näitab seda, et mingil hetkel on seda linnust ka põletatud. Ja kui Süsi ütleb, et 10. kuni 12. sajand, siis ilmselt kusagil sel ajal. Aga millal täpselt me loomulikult päriselt öelda ei saa või mis sündmusega seoses. Nüüd teine asustuskeskus oli siis, nagu ma ütlesin, Teatrimäel. Võt seal on asustus juba palju soliidsem. Sealt on leitud arheoloogilisi leide 3.–4. sajandist. See on sisuliselt Rooma rauaajast. Ja on ka viikingiaegseid leide ja millele mu noor kolleeg, arheoloog Alo Ervin ekstra tähelepanu juhtis, on see, et Teatrimäe asulast on leitud irukeraamikat ja see peaks näitama nagu mingit sellist taset. Üks võimalus, et see näitab seda, et meil oli niisugune kaubavahetus, et me tõime seda irukeraamikat, mis oli nii-öelda tolleaegse käsitsi keraamilise tehnoloogia tipp. See oli valmistatud ilma kedrata. Ja teine asi, et võib-olla meil oli omal meister, kes seda keraamikat tegi. Mis ilmselt näitab seda, et sai endale veel rohkem lubada. Üks asi on, et sa ostad midagi endale sisse, ikka kes meist ei unistaks autost, eks ole, nagu kunagi öeldi. Aga
aga kui sul on koha peal meister, kui sa suudad ta kinni maksta, need esemed ära osta, siis see näitab seda rikkuse taset ju veel rohkem. Kui näidata nüüd rääkida keraamikameistritest, siis Rakverest on huvitaval kombel leitud keskajast enne Liivi sõda 14.–15. sajandist on leitud hästi palju vene pärast keraamikat. Ja selle peale on ka arvatud, et ilmselt kusagilt Novgorodist pärit keraamik elaski meil siin kusagil paigas ja muudkui aga tegi oma kodukohale omaseid nõusid. Ja need tükid on neid keraamikakilde on leitud näiteks Ilumäelt, neid on leitud Muugast, mis tähendab seda, et nad on levinud ka mitmele poole laiali, et Rakvere on olnud nagu selline, antud juhul siis keskus. Ja see on siis enne Liivi sõda, nii et Liivi sõjaga seda kuidagi seostada ei saa, siis on seda vene pärast keraamikat meil muidugi meeletu kogus Rakvere linnusest ja seda ei saa seostada ka siis mingi varasema ajaga, kui võib-olla oli mingi läbikäimine. Aga just selline keskaegne, orduaegne vene keraamika. Aga see selleks. Nüüd asustus Teatrimäel kestis vähemalt sinna 13. sajandi lõppu välja. Sellest ajast on meil pärit juba Teatrimäelt ka üsna palju sellist väga hästi dateeritavat protokivikeraamikat. See tähendab väga hästi põletatud keraamikat, mitte Eesti päritoluga siis. Ilmselt Taani vahendusel või taanlaste vahendusel või mingite kaubateede kaudu meile siia jõudnud. Kui sellest Reini keraamikast juttu oli, siis kuna meil on siin linnus inimesed, ma lihtsalt nimetan ära, et kuna meie viimane voogt Gert Huyn von Amsterreide oli pärit Reinimaalt, siis me ei saa küll seoseid luua, aga meelevaldselt nad peas tekivad, siis tema eluajast või sellest valitsemisajast Rakveres 1540. ja 1550. aastatel on pärit päris palju samast piirkonnast, praktiliselt sealt samast piirkonnast pärit keraamikat. Et see võis välja näha näiteks nii, et voogt kirjutab koju vanematele, et saatke mulle sealt neid potte. Saatke veini. Kuidas? Saatke veini, jah, võib-olla küll. Ja siis ta tuli nendest savinõudes. No ma ei tahtnud alkoholi mainida. Ta oli kuulus. Jah, seda küll, jah. Nüüd, mis seob Tarvampeed ja Vesenbergi või peaks ütlema Tarvampead või Tarvampääd, nagu teda ka on nimetatud. Seob kõigepealt see, et Rakvere esimesel vapil on härjapea, tarvapea. Ja perg ehk pää, seal ei ole see ongi tarvapea, otsetõlkes. Rakvere linnuse juurest Vallimäelt leiti 1930. aastatel katkend ühest suuremast raikkivist ja näete, siin on ka see härg täitsa olemas. Ja veel kord siis ka see Rakvere pitser, seekord siis tema sellisel päris pitseri kujul vahasse vajutatuna, mitte joonistusena. Et see on see, mis meid seob. See on Rakvere linna varasem pitser, eks ole. Jõuame nüüd tegelikult siis selle kastelli ehitamise juurde. Kõigepealt ma vist eelmine kord näitasin üks kena ilupilt sellest, milline võiks välja näha Rakvere linnus. Väidetavalt on see pilt kopeeritud 17. sajandi alguses kirjutatud Jürgen Helmsi kroonikast. Selle kroonika originaal põles kahjuks ära ühes kõigi joonistustega, aga sellest oli tehtud paar ümberkirjutust ja väidetavalt siis ka Kristof Protse joonistas ümber need pildid. Tõsi küll, hiljem on jõutud järeldusele, et tegemist on võltsinguga, sellepärast, et üsna samasuguseid linnuseid kohtab ka teistel nii-öelda Helmsi ainelistel piltidel, et siin ei ole midagi originaalset.
et need on tehtud mingid rahvareiti järgi, pisikeste selliste detailimuutustega, aga muidu kõik ühesugused. Küll aga näitab siiski seda, et Võltsija natukese kohta tundis, näitab kas või näiteks see, et ta on Soolikoja siia pildi peale pannud ja tegelikult teinud siia linnusest, tõenäoliselt see on siis põhja poole teinud selle Teatrimäe asula, kus ta ka tol ajal oli. Nagu ma ütlesin, Teatrimäe asula lükati kokku, see maala osteti ära alles 16. sajandi esimesel kümnendil, siis kui sinna tehti klooster. Liivi ordu ja Venemaa sõja 16. sajandil. Kas ma praegu ajasin midagi segamini? 16. sajandi esimesel kümnendil. Wolten-Plettenbergi sõja võidu auks frantsisklaste klooster. See oli tol ajal Vana-Liivimaa jaoks sama tähtis sõda nagu suur Isamaa sõda, kui ma julgen niiviisi võrrelda. Sellepärast, et selle auks tähistati võidupüha septembrikuus läbi kogu Vana-Liivimaa ajaloo 1504. aastast alates Smolino lahingu võidu puhul, millega pandi venelaste edasitung Liivimaale seisma. Tõsi küll, ega Vana-Liivimaa seda sõda ei võitnud, siin jäi kehtima nii-öelda viik, status quo, piirid olid ikka endise koha peal. Liivi ordu tahtis Pihkvat ära vallutada, et mitte võimaldada Moskoovial edasi areneda ja et saada mingit puhverala Vana-Liivimaa ja Moskva vahele, aga paraku neil ei õnnestunud. Eks me seda Pihkvat oleme kogu aeg tahtnud endale saada. No peaaegu juba saime. Ja siis võeti jälle ära. Ja tegelikult on siin nüüd ümbruses olnud veel ka terve hulk puithooneid. Tegelikult on leitud ordulinnuse müüride alt kuni 14. sajandisse ulatuvate, see on siis 13. 14. sajandisse ulatuvate puithoonete jäänuseid. Seega siis see elutorn kivist ja lisaks sellele veel terve hulk puithooneid. Nüüd see torn on nüüd, kes on käinud meie teaduste kambris või alkeemias, siis seal on klaaspõrand. Selle klaaspõranda all ja siis alkeemia kõrval on hüpokaust. Mitte üle tee see hüpokaust, vaid seal kõrval. Vot selle hüpokausti all on see kelder. Ta ulatub tegelikult siia selle trepikäigu all või väravakäigu alla ka. Nii et ta on meie teaduste kambri või alkeemia kambri, selle hüpokausti ja siis osaliselt veel ka väravakäigu all. Tõenäoliselt läheb osa temast ka siia müüride alla. Ja pole teada, kui suur või ulatuslik ta oleks võinud olla, sest ilmselt osa temast lammutati mingil ajal ka lihtsalt ära hilisemate hoonete ehitamise juures. Et tõenäoliselt siit see põhja ja idamüür on olnud välismüürid, neid on seotud lumimördiga. Need sisemüürid siin, neid on seotud ainult saviga. Need ei pidanud väga palju kandma. Nüüd sai. Ma mainisin vist, et see taaniaegne linnuse müür läheb läbi hoovi. Vot selle erineva plaadistuse all on nüüd see taaniaegne müür. 1,8 kuni 2 meetrit sõltuvalt on ta umbes meil paks. Ordulinnuse müürid ulatuvad kohati kuni 3 meetri paksuseni. Nad on Läänemüüril pakuvad, et selle taaniaegse linnuse, siis Läänemüür, eks ole, on olemas selle praeguse müüri sees umbes 7 meetri kõrguselt.
noh, 6,80 kuni 7,15 olid pakutud need mõõdud. Ja kõrgemaks tegi selle müüri muidugi see, et seal oli siis ka kaitsekäik puidust ehitatud ulgutaladel. Et talad olid pandud seina sisse ja nende peale oli ehitatud siis see puidust kaitsekäik, et see oli siis veel peale selle, ilmselt see oli väljaspool linnust. No hurdaaž, täpselt nagu seal Hermanni tornis Narvas või Kiiu tornis, kui te olete näinud, seal on Kiiu tornis on 3. korruse kõrgusel, on väljaspool sihuke puidust ring ümber terve selle torni. Vot midagi sarnast võis olla siin siis terves selles pikkuses. Algselt oli siin Edela torn, see oli siis see peatorn ja selle ümber oli puitpalissaad. Millisel kujul, kui tugev, noh ilmselt tugev, kui selle lammutamiseks võeti kaasa piiramismasinad 1268. Aga nüüd kusagil 13. sajandi, valetan, 14. sajandi, noh, nad ütlevad esimesel poolel, aga tõenäoliselt siiski enne orduvõimu alla minekut oli ta juba valmis, ehitati siis kivimüür. Kui ma nüüd lähen tagasi jällegi selle oma algse pildi juurde, kuhu ma armastan tagasi kapata kogu aeg, siis tegelikult kulges see müür, see on nüüd linnuse praegune läänetorn. Sellest on alles ainult pool seina, aga ta tuli siis risti läbi sisehoovi see põhjamüür, läks praeguse linnuse kavatisest välja, tuli siit, jumal hoidku, ühesõnaga tuli siit niiviisi risti üle eesoovi ja siis sai siis selle põhjamüüriga siin kusagil väljaspool kokku. Igal juhul ei olnud ta või ei ole see hilisem konvendihoonega linnus tegelikult väga palju üldsegi seotud selle taaniaegse linnusega. Sinna kohale ehitati ikka praktiliselt uus asi. Teine taaniaegne hoone on nüüd meil siiski veel. Ja see on praegu eeshoovis täiesti vundamendi kujul olemas. Ta on sügav, sinna läheb trepp ja meil on sinna tehtud liivakast. On nii? Seal mängitakse strateegiamängu. Vähemasti me nimetame seda nii. Jah. Seda hoonet ei ole siin peal tervenisti, sellepärast et 16. sajandi teisel poolel rootslased ehitasid selle läänemüüri. Vaat siin on siuke paha asi, eks ole, läänemüüri ees on hästi järsk nõlv. Siia mingeid eelkindlustusi rajada ei ole võimalik. Peaks nad õhku rippuma jätma. Ja sellepärast, kuna suurtükid jällegi muutusid järjest ja järjest võimsamaks, leidsid rootslased, et see läänemüür on muidu liiga nõrk ja ehitasid läänemüüri ette veel müüri paksenduse. Ilmselt te olete käinud seal müüri peal, eks ole, sinna paksenduse peale saab minna. Seal on päris paras käigurada, siuke paari meetri laiune. Et see ehitati ette, et suurtükkidel oleks rohkem mida purustada. Ja tõenäoliselt läks see hoone esialgu siis selle müüri laienduse alla veel omakorda, nii et oli oluliselt suurem. Sellest on säilinud kelder ja hüpokaust ahjujäänus. No hoonet tuleb kütta, eks ole. Kuigi tõenäoliselt on seal hilisemal ajal ülemisel korrusel olnud ka võib-olla kahelahi, sest kaklite jäänuseid on leitud. Vot see on nüüd see osa sellest keldrist, mida saab siis vaadata, see on nüüd selle klaaspõranda alune. Sellest kõige vanemast hoonest. Ja siin peaks olema näha, vot need on nüüd need moreeni seest välja koogitud ümarad paekivid. Meil on üks sein selliste kividega veel, aga see jääb praegu põrgu teise ruumi. Seda on konserveeritud ka, sellepärast et see moreenist võetud baas on ikka äärmiselt vastik.
see pudeneb ja variseb ja kukub sealt killud, suured killud tulevad lahti. Et, aga no midagi ei ole teha. Nojah, nüüd pärast seda, kui linnus langes Liivi ordu kätte. Aga me peame paari sõnaga rääkima sellest, mis asi see ordu on. Ordu on tegelikult, kui peaks niiviisi ütlema, siis sõdalas munkade ordu. See tähendab seda, et ordurüütlid on andnud kõik mungatõotused, sölipaat, ühiselu, vaesus, varanduse puudumine, kõik, mis nad saavad, nad annavad ära. Ja veel paljud sellised asjad, ühiselu. Kui te nüüd kujutate ette, siis kõik need uhked rüütlid, välja arvatud linnuse pealik ehk Vogt, magasid ühises magamistoas, kus neil oli kõigil oma voodi ja siis mingi tekk ja võib-olla põhukott ja ma ei tea, kas neil, kui palju neil voodipesu oli, seda ei oska öelda. Sõid ühise laua taga. Neil oli väga täpselt ette kirjutatud, mida nad tohivad süüa, mida nad ei tohi süüa, millised toidud, mis päevadel, reedel ainult kala, eks ole, kui palju nad liha tohivad, kui palju veel midagi, kui palju veini tohib toidu kõrvale anda. Ja muidugi söödi täielikus vaikuses ja üks vendadest luges ette, kes lugeda oskas, luges ette pühakirja söögi ajal. Ja väga paljuski suheldi tegelikult viipekeeles omavahel. Ordudel oli täiesti konkreetne viipekeel. Liivi ordu konvendihooned jälgisid üldiselt tsistertslaste kloostri ülesehitust. Aga kui nad võtsid üle selle Taani kastelli, seal midagi sellist ei olnud. Ei olnud neil ühismagalat, ei olnud suurt korralikku söögisaali, sinna tornis ikkagi elas ju ainult nii-öelda üks perekond, eks ole. Ei olnud kabelit, ilmselt Taani ajal käidi linnakirikus, Teatrimäel oli kirik. Siis see kõik tuli üles ehitada. Ja nüüd esimene asi, mis tehti, ilmselt oli see, et kusagil seal 14. sajandi teisel poolel ehitati linnusele laiendus põhjaossa, tänane põhjatiib ühes põhjaväravaga ja lammutati maha Taani aegne põhjamüür, siis kui põhjatiib oli valmis muidugi. Ilmselt oli siit sellest Taani linnusest ka sissepääs kusagilt siit põhjapoolsest müürist. No tõenäoliselt. Ma ei julge lubada, aga tõenäoliselt oli. Seda kohta kahjuks ei ole leitud väljakaevamistega. Igal juhul nüüd tuli värav põhja poolt linnusesse sisse. Need põhjatiiva müürid on meil täna sisemises osas säilinud 3 korruse kõrguselt, see tähendab kelder, esimene ja teine korrus, väljaspoolsed müürid, põhjatiiva välismüürid on üsna suures osas nõukogude ajal üles ehitatud. Väravakäik on ka peaaegu täiesti siin selle põhjatiiva ulatuses olemas ja siin ees oli 2 tsvingelit, ehk siis säärast suhteliselt suletud kiviehitist, need olid mõeldud selleks, et vaenlased ei pääseks sul kohe päris müüride alla. Seal sai lahingut pidada, kui vaja oli, ja isegi kui sa omad mehed sealt lõpuks ära tõid, vastane sai sinna 2 müüri vahele ja mis ta seal peale hakkas, ta oli seal parasjagu küttidele sobilik saak, täpselt nagu püünisaugus. Nii et sealt poolt, see oli ka värava kaitseks mõeldud ilmselt, et sealt poolt oli linnus suhteliselt karm ära võtta. Nüüd, nagu ma ütlesin, siis 3 korrust, eks ole, kui kõrge ta päriselt oli, ma ei julge teile lubada, aga kui ma näitan siit
pilti, siis tõenäoliselt võib arvata, et tegelikult see oli nüüd see põhjatiiva õige kõrgus. Näete, ta läheb siit enam-vähem kokku ka selle läänepoolse osaga, eks ole. Võib-olla oli ta natukese kõrgem veel. Siin oli suur läänetorn. Siin on niisugune platvorm, võt selle platvormi kohal. See oli selle linnuse ilmselt peatorn Ordu ajal. Ja see on nüüd siis see konvendihoone lõunamüür, millest pikalt juttu on olnud ja siin selle mõlemas otsas läänetorn, idatorn, valetan. Ai, kuidas valetan. Ütlesin just läänetorn. Loomulikult seda on siis kagutorn ja edelatorn. Vabandust. Tõenäoliselt rohkem torne konvendihoonel ei olnud. Sellepärast, et ma pean kohe ütlema, et ega keegi tegelikult ei tea, milline see Rakvere linnus keskajal välja nägi. Ja kui nad teda konserveerima hakkasid, siis nad konserveerisid seda pilti, mille Fredi Tomps endale lõi ja ette kujutas ja siis nad seda tegidki. Aga kas see ka vastab sellele, mis nagu reaalselt oli? Ma olen aru saanud, et ehitusarheoloogilised uuringud ütlevad, et mitte päriselt. Nii et kõigepealt põhjatiib ja siis see taaniaegne müür. Ja nüüd see müür lammutati ja siis selle müüri lääne osa, põhjaosa kasutati ära läänetorni ehitamiseks. Läänetorn ehitati siia peale. Ilmselt samal ajal võidi maha lammutada nüüd ka see elutorn, mis siin oli, vähemalt osaliselt. Ja alles jäi taaniaegse linnuse kastell osaliselt ja see moodustas nüüd algselt siis eeshoovi linnusele. Edasi 15. sajand. 15. sajandil ehitati valmis konvendihoone idatiib. See on siis idatiib. Nüüd taas jälle ma ei oska teile öelda, kas see kõrgus, mis praegu idatiivas on, vastab kuidagi sellele tegelikkusele. Sellepärast, et nagu te näete, siis selles osas siin on ta üsna kõrge, aga mul on millegipärast selline tunne, et ta on võinud olla veel kõrgem. Praegu on meil konvendihoonel ainult 2 korrust. Esimene korrus, see on see maapinna tasapind, eks ole, ja siis teine korrus. See, kus ei ole seina ees, kus on ainult ehitusvõrk, mis on niiviisi sõrmuste isanda kujundusega ära värvitud, aga näeb päris hea välja. Peaaegu nagu sõrmuste isand. Tegelikkuses oli konvendihoone ilmselt 3–4 korruse kõrgune. 3–4 kordne. Ja ma ei ole kindel, kas need oletused paika peavad, aga üldiselt on arvatud ka seda, et võib-olla need ülemised korrused olid moona ladustamise korrused. Kuigi samas, kui nullindate alguses kaevati kanalisatsioonitrass risti üle linnuse eeshoovi, siis leiti siit keskelt kusagilt viljalao jäänused. Seal oli terve jäme kiht põlenud vilja ja põlenud palkhoone jäljed ja see dateeriti kuhugile sinna Ordu linnuse aega, mis tähendab seda, et väga tõenäoliselt oli, üldiselt kogu eeshoov oli täis ehitatud, ilmselt sealt pääses ainult teatud tänavaid mööda liikuma. Et see ei olnud lage plats, nagu täna on. Ta oli otsast otsani täis laod, elamud, sõjamehed pidid kusagil elama.
töökojad, kusagil pidi midagi tegema. Siin lõunaosas, võib-olla ma ei näita selle pildi pealt, see ei ole hea pilt. Lõunaosas, seal kus meil praegu on töökojad ja hobusetallid ja Schenkenbergi kõrts ja tegelikult oli selle koha peal suur hoone päris Läänemüürist kuni Idamüürini. Ilmselt mitmekordne ja selles hoones oli üsna mitu päris korralikku, võib-olla isegi suurt saali. Vähemasti ei ole seal sellel allkorrusel, kui arheoloogid selle läbi kaevasid, ei ole leitud vaheseinu, välja arvatud kui ainult selle osa peal, kus meil on praegu sepapada. Seal on vaheseinad. Aga tegelikult sealt Puusepa töökojast oli ta vist kõige äärmine praegu. Puusepa töökojast kuni sinna Schenkenbergi torni mineva trepini, välja arvatud see hüpokaust, mis seal trepi kõrval on, oli üks suur ruum. Aga seda võib-olla näeb pärast joonistuse pealt ka või pildi pealt. Tuleme veel kord tagasi pildi juurde. Nii, mis siis veel? Konvendihoone idamüür ja muidugi järgmine samm oli siis kusagil 15–16. sajandi alguses ehitati nüüd siia. Ehitati siis juurde veel konvendihoone lõunatiib. Ühes värava käiguga, ühes rondeeliga, siis lammutati maha need taaniaegsed müürid ja tehti siia juurde veel korralik eeshoov. Aga seda on võib-olla mõistlik näidata siis nüüd juba selle päris õige pildi pealt. Vot niiviisi. Ühesõnaga konvendihoone lõunatiib ja siis lammutati maha siit nüüd see taaniaegne ja ehitati väravahoone. Väravahoone oli kinni siis väljastpoolt väravaga. Siin ees oli hundiauk, sügav auk. Üle hundiaugu käis langesild. Selle sai üles tõsta ja siis sees oli ilmselt veel värav ja lisaks väravale ka langevõre. Nii et sihuke mitmekordne kindlustus ja siin kohal oli muidugi siis kaitsetorn ja rondeel ja kui me täna oleme harjunud vaatama Rakvere linnuse pilti sellise näoga, nagu oleks eeshoovi müürid on jube madalad, eks ole, välja arvatud Läänemüür, mis on enam-vähem õiges kõrguses, siis siin on näha 1600, no mina ei julge öelda, et see on Antonius Sketerise joonis aastast 1616, sellepärast et Antonis Sketeris pole oma jalga Rakverre tõstnud ja tegelikult on see pilt tema teistest piltidest oluliselt erinev. Võib-olla ta sai selle joonise kellegi käest, sest see on publitseeritud Antonis Sketerise raamatus, aga see ei ole tähtis hetkel. Kui te panete tähele, siis rondeelimüür ja 4 korrust ja eeshoovi müür on praktiliselt ühekõrgused. Mis tähendab, ja siit on näha ka, eks ole, see konvendihoone müürid on ühekõrgused. Mis tegelikult tähendab seda, et see, millisena me nagu Rakvere linnust täna näeme, vastab väga väheses osas sellele, mis ta päriselt oli. Et ta on ikka, näete, sakmed müüriharjal ja kõik, eks ole, nii nagu peab. Tänapäeval on müüriharjal mingid siuksed konarad, kõik küsivad, miks need on. Keegi ei tea, õige vastus on, sest Fredi Tomps ütles, et nii tuleb teha. No see on tegelikult terve selles, ka eeshoovi müüri pikkus ja kõik on sedasi laotud. Kas see joonise võib pärineda oleaariuselt? Ei, see ei või. Ei. Sellepärast, et oleaarius on siiski niivõrd palju hilisem.
Köteris avaldas oma käsikirja varem ja ma pean ütlema, et Olarius ka ei käinud Rakveres. Võt Köterisega oli niisugune paha lugu, et Narva maantee oli 17. sajandi alguses 2 haruga. Kolga mõisa juures argnes tee 2. Üks tee tuli siit Rakvere linnuse juurest, aga teine tee läks Kolga mõisast üle Palmse, Vihula, Sagadi, Varangu, läks Toolsele. Ja Toolselt läks ta üle Toolse jõe, Kunda juurest läks ta, Kunda mõisa juurest läks üle Kunda jõe ja sealt läks Õkva-Viru Nigulasse kuni Pada jõe ülekäiguni välja. Ja siis läks üle Pada jõe ja siis oli jälle üks Pada-Oros ühesõnaga ühines tee. Ja Olearius, Köteris, mõlemal korral, tema päevikud on olemas selle kohta, kuidas nad käisid ja kust kaudu. Tema mõlemal korral peatus Toolse linnuses. Nii et tema käis mööda seda mereäärset teed, tema Rakvere kanti üldse ei sattunudki. See on nüüd 1683. aastal Antonis Köterise tehtud joonistus Rakvere linnuselt. Siin on tegelikult üsna kenasti näha, et konvendi kavatis on veel täiesti olemas. Siin osadel ruumidel on ristid peale tõmmatud. See peaks näitama, et neil on isegi veel võlvlaed alles. No, ristiga tähistati võlvlaega ruumi. Samamoodi ka siin põhjatiivas. Aga ma tahaksin jõuda korraks 1558. aastasse, kui venelased Liivi sõja alguses praktiliselt ilma ühegi püssipauguta vallutasid ära Rakvere linnuse. Ja ma ei heida seda Rakvere Fogtile ette, kuigi nad omal ajal selles suisa süüdi mõistsid ja vangi panid, sellepärast, et tegelikult siin olid üsna mitmed asjaolud, mis langesid väga kehvasti kokku, aga nendega, kes tulevad järgmine kord, nendega ma kindlasti räägin nendest asjaoludest lähemalt, jätaks need täna kõrvale. Igal juhul, kui nüüd venelased olid selle linnuse kätte saanud, siis see linnus tegelikult Liivi ordul ei olnud 16. sajandil enam nii palju raha, et seda linnust moderniseerida. Ja tõenäoliselt neil raha kulus ka palju paremate asjade peale, kui nüüd mingi linnuse moderniseerimine. Nad üldiselt ütlevad, et kusagil seal Liivi sõja eel oli Liivi ordu muutunud selliseks mugavate härrasmeeste klubiks, kes ordu rüütliteks astusid tavaliselt aadlimeeste nooremad pojad, see tagas neile seisuse kohase äraelamise. Nad said elada mugavalt, vastavalt harjunud standardile, teate, vein, ilusad naised, väike flirt, võib-olla veel midagi, aga sõda, kuulge, mis sõda, sõda ei tule ju. Kellega see sõda peaks tulema? Kellega peaks sõda tulema? See, et Putin on teisel pool piiri, las ta olla. Putin nii loll ei ole ometigi, et ta NATO-le kallale tungib. See ei ole üldse kusjuures koht, kus praegu pead raputada ja naerda. Sellepärast, et Liivi ordu oli Saksa rahva Püha Rooma keisririigi osa, mis tähendab seda, et me tegelikult olimegi tolleaegses Euroopa Liidus. Aga eks Euroopa Liit oli mugavaks läinud nagu tänagi. Sõdida keegi ei tahtnud ja kes see ikka kallale tungib? See, et seal mõned mehed relvi täristavad ja kõvad mehed on enda arvates, kelle asi see on? Kas nad ometigi sõda ei alusta meiega? Mällavad seal natukese ja rahunevad jälle maha ja siis elame jälle edasi. Mis on nüüd oluline, on see, et kui venelased said 1558. aasta augusti alguses Rakvere linnuse endale, siis järgmisel aastal, kui kuulutati välja vaherahu ja kui neil oli ka tegelikult selge, et see linnus jääbki nende kätte, siis nad hakkasid teda moderniseerima. Ja kõigepealt ehitati siia linnuse Irre, Kagu, Edel, loodenurka bastion ja siis piirati kogu see linnus
linnuse ala müüriga. Nad lammutasid maha kloostri, kõik mis maa peal, lammutasid maha linnakodanike kivimajad, väidetavalt olevat keskaegse Rakvere lõpus olnud 500 kivimaja. Osaliselt lammutati ka kirikut ja kõik see linn veeti siia sellesse müüri. Nad kogu selle, te kujutate ette praegu ju seda harja, eks ole, siit trepist, kus trepp üles tuleb linnuse juurde, siit hakkab see hari minema, siin nurga peal on tarvas, läheb siit Kreutzwaldi selja tagant mööda, siit tuleb tee linnusesse üles, eks ole, läheb siit mööda seda teeperve ja siis mööda Pika tänava joont, kuni jõuab välja siia nende sakkide juurde, siia ehitatakse praegu seda laululava värki. Selle saki peale tuleb vaateplatvorm. Siit kaevati, siin tehti arheoloogilist järelevalvet, leiti mõned musketikuulid ja vist oli ka suurtükikuuli. Ja mingid konstruid ka siia. Nii et siin olid ka... Bastioni või mingi muu ehitus. Kuidas? See on ka mingi sõjalise ehituse osa. Bastianid. Ikka Bastianid, jah. No tähendab, ma loodan, te saate aru, linnus on 20 meetrit vertikaali, eks ole. Selle pommitad suurtükkidest puruks nii, mis krõbiseb. Aga kui sul on madalad muldkindlustused, muld püüab selle kuuli kinni. Ja nii oli ka nende bastianidega. Venelased ehitasid linnuse põhja, lõuna ja ida külge suure puidust eeslinnuse. Selleks kaevasid nad Pika mäeveeru lossi ees üsna järsult maha ja ehitasid mäeservale kivimüüri, milleks nad lõhkusid maha Munga kloostri, kiriku ja kildimaja ning kivist kodanikumajad ja vedasid kivid oma ehitusele. Klooster olevat lammutatud 1559. aasta märtsis ja selle müüride seest olevat leitud üsna mitu aaret, peitleide ilmselt, mida siis kloostri elanikud või tõenäoliselt kloostri juhtkond olid peitnud venelaste eest. Ja siis ehitasid nad üles mäele ja müürile ümberringi pakkudest ja palkidest pulvärke, blockhause, kõrgeid torne ja bastione. Blockhausid ja pulvärgid olid täidetud suurte raskete põllukividega ning tugevasti ühendatud ja kindlustatud. Ja lisaks ehitasid nad vallide vahele mitusada elumaja, kuhu mahtus elama mitu tuhat meest. Kui venelased ära läksid Rakverest 1581. aastal, nad lasti vabalt ära minna, siis olevat läinud Venemaale umbes 1000 inimest, mehed, naised ja lapsed. Streletsidel, Vene sõjameestel olid naised kaasas. Siin linnuses elasid ka tegelikult Novgorodimaalt pärit mõisnikud, kes, kuidas ma nüüd ütlen, kes ühed olid nii-öelda ajateenistuses, pidid ainult teatud kindla perioodi olema. Aga teistele anti juba 1558. aastal maad ja talupoegi selle eest, et nad jääksid siia Virumaale paika ja teeniksid Rakvere linnuses. Ja üksi mehi oli üsna palju. Rakveres jõudis olla ligi 30 või 40 vojevoodi. Vene allikatest seal on täiesti, igal aastal neid vahetati. Venelased roteerisid kogu aeg oma mehi, et keegi paigale ei jääks ja et tal nagu ei tekiks mingit siukest tunnet, et see on tema oma. Vaid need vahetati kogu aeg, kedrati mööda maad ringi. Täna olid sa siin Liivimaal, homme saadeti sind hoopis Vene lõunapiirile võitle tatarlastega. Üks võib-olla asi veel, mis ma tahaksin Rakvere puhul mainida, mis on nagu oluline, et kui ta Liivi ordu jaoks oli ikkagi selline sisemalinnus, ta ei olnud väga tähtis, tähtis oli Narva. Ja tegelikult ajaloolistel põhjustel oli tähtis Paide. Paide
Foogt pidi omama nii palju, et kui Narva juures on mingi jama, siis Paide Foogt oma väeosaga läks Narva appi. Rakvere Foogtil olid siin ainult moonavarud. Siin oli ka ilmselt rüütleid üsna vähe, oma sõjaväge suhteliselt vähe ja nemad kogusid siia Virumaa Aadli ratsaväe. Ja vot siis selle Aadli ratsaväega pidi ilmselt Rakvere Foogt võitlema. Aga sellest võib-olla räägime ka järgmine kord lähemalt. Igal juhul venelaste jaoks oli Rakvere korraga kindlus piiril. Venemaa piiril Rootsiga. Ja sellisena oli ta vaja välja ehitada, sest ta pidi võtma vastu selle esimese löögi. Ja see, et see oluline oli, Rakveret piirati ju 1574 esimest korda suurelt, siis kui rootslased päris korraliku väega piirasid linnuse ümber, aga ei suutnud teda ära vallutada. Vastupidi, siin sakslased ja šotlased, kes olid Rootsi väes, läksid omavahel tülli ja nagu venelased pärast ütlesid, koer sõigi koera ära, mis tähendab seda, et kui vaenlased tülitsevad, siis meil on ju hea. Ja lugu lõppes, ma ei teagi, millega see lugu lõppes, millega me ta lõpetaks. Lõpetaks sellega, et kui rootslased ta enda kätte said 1581, siis nagu ma ütlesin, nad laiendasid seda Läänemüüri, tegid ta paksemaks ja et siit sisehoovist läheb üles trepp. Võt see trepp ehitati ka 16. sajandi teisel poolel. Aga tegelikult oli Rakvere väidetavalt suhteliselt aledas seisus, nagu kirjeldab üks reisija 1680. lõpust. Linnus oli luitunud ja siit-sealt varisenud, aga muidu oli kõik hästi. Ja kui poolakad ta ära vallutasid, 1602 poolakad olid salakavalad, nende väes oli liivimaalasi ja need tulid Rakvere linnuse alla, teesklesid oma poisse ja lasti väravast sisse ja selle peale panid haidukid ka väravast läbi ja niiviisi said poolakad Rakvere linnuse endale, aga tõsi küll, 1605 pidid nad taga kohe maha jätma. 1635 võeti Rakvere linnuste nimekirjast maha, Rootsi riigil polnud teda enam vaja, nagu ma ütlesin, oli ta ennem antud mõisale, ja edaspidi ta teeniski kui mõisa omandus. Nad ütlevad, et 19. sajandil oli mõisal ja linnal Vallimäe pärast metsikult löömist, sellepärast, et linnarahvas varaiped käisid Vallimäel pikniku pidamas ja jalutamas, aga Vallimägi oli mõisa heinamaa ja karjamaa ja kuradid tallasid heina ära. Vot siuksed lood.